Tere, head matemaatikasõbrad, mina olen endiselt Allar Veelmaa ja räägin täna teile sellest, kuidas oleks võinud lahendada ühe riigieksami ülesande. See ülesanne oli 2016. aastal kitsa kursuse eksamil. Väga naljakas ülesanne, aga alustame algusest. Palun lugege tekst läbi. Nii, Jüri ja Mari ja kes seal veel kõik on, ostavad midagi hirmsasti. Allahindlus. Nüüd paneme kirja kõik need asjad, mida nad ostavad. Nii on meil parem neid andmeid see üles märkida. Minu soovitus on, kui vähegi võimalik, illustreerige oma lahendust. Nüüd jope. Jope, näete, Jüri ostis 3 jopet ja maksis 84 eurot. Siis me saame jope hinna välja arvutada, näete, ja meil on kampsun ja särk veel mängus. Nüüd meil nende hinda ei tea, olgu need siis X, Y. Kuna näete, meil on siin mitu tingimust, me saame nende järgi teha võrrandisüsteemi, pange video pausi peale ja tehke see võrrandisüsteem, aga no võib-olla juba nüüd avasite siin. Hakkame vaatama, Mari ostis jope. Jope hind on 28 eurot. 2 kampsunit. Nii, 2x tuleb maksta selle eest. 2x eurot. Edasi, särke ostis ta koguni 3. Ja maksab kokku 100 eurot, näete. Võrrand olemas. Peeter ostab lausa 3 jopet. Temal on midagi viga, sest et normaalne inimene 3 jopet ei osta, olgu peale. Särki, see särke ostab 1, 3 jopete särgi, väga huvitav kombinatsioon. Nii, ja mis ta siis ostab? 5 kampsunit, tuleb taevas appi ja maksab 186 eurot. Nii, küsimus, näete, kui palju maksab Piret, aga no me peame nüüd kõigepealt ära klaarima siis ilmselt, et kui palju maksab kampsun ja kui palju särk. Vaadake, see ülesanne meenutab mulle seda, et kui WC paberit müüdi allahindlusega, siis üks mees ostis 20 000 rulli. Vaat need tegelased ostavad kampsuneid ka 5 ja 3 kaupa ja olgu peale. Lahendame võrrandsüsteemi, vaadake nüüd, kõigepealt näete, X-id, Y-id jätame osakule, arvud viime kõik üle paremale. Teeme ära nüüd arvutused siin, midagi siin mõistuse vastast ei ole. Tuleb selline lineaarvõrrandisüsteem. Võiks lahendada liitmisvõttega, aga ma meelega valisin seekord asendusvõtte. Näete, avaldan siit Y-i. Y on 102, lahutada 5x-i. Ja selle Y-i, näete siin selle parema poole, nüüd panen siis ülemises võrrandis Y-i asemele. Loomulikult tekib siis võrrand, milles on üks ainuke tundmatus, on X. Nii, ja lahendame siis selle võrrandi. Nii et näete, tegime asenduse. Lahendame selle võrrandi, avame sulud, koondame sarnased liikmed ja saame X-i kätte. Nüüd selliste ülesannete puhul tasub meeles pidada, et ilmselt need hinnad X, Y peaksid olema täisarvud. No nad võivad olla ka mingi 0,5 või 0,75, aga väga ebatõenäoline on, et nad oleksid mingi 0,38 või midagi sellist. Lahendame selle võrrandi. Ja näete, me saame X-i väärtuseks 18, mis on täitsa mõistlik tulemus. Kui oleks saanud, et X on -18, siis oleks olnud selge, et kusagil on arvutusviga. Või on ülesande tekst niimoodi koostatud, et selliseid hindu polegi. Ja Y on 12, nii et aga vaadake, me saime X ja Y, aga mida need X, Y meil siis tähendavad? Meil ju X tähendas kampsuni hinda, Y tähendas siis meil särgi hinda ja jope hinna me saime kohe teada. See oli meil, näete, punkt lausele lõpus puudu, jah. Nii, hinnad on olemas, aga vaadake, ega siis neid hindu ei küsitud. Vaadake, mida küsiti. Ma panen nüüd selle teksti teile siia uuesti korraks ette. Nii et me peame ju tegema siis, näete, seda kontrolli me tegemata jätta ei tohi.
nii et panen teile siia teksti uuesti ja vaadake nüüd, näete. Küsitakse, küsitakse, kui palju maksis Piret särgi ja 2 kampsuni eest kokku. Ehk siis ei küsita seda, kas või kui palju maksis siis Mari, Peeter või Jüri. Hoopiski Piretit küsitakse. Teeme nüüd aga kontrolli, vaatame, kas need hinnad klapivad. Hinnad klapivad Mari, Peetri ja Jüri ostudega. Klapivad küll. Nii et nendega hindadega on kõik korras. Vähemalt siiamaani oleme õigesti arvutanud. Ja nüüd saame siis selle Pireti ostu maksumuse ka välja arvutada. Nii et näete, särk oli siis 12 eurot ja näete, särk oli 12 eurot ja kampsun 18 eurot, nii et kokku läheb siis Piretilt see ost maksma 48 eurot, nii et näete, selle esimese osa vastus on meil alla joonitud. Nüüd arvutame jope hinna, kui allahindlus on 60%. No kui allahindlus on 60%, siis järelikult esialgsest hinnast jäi alles ju kui palju? No loomulikult 40%, eks ole. Nii et 40% mingisugusest hinnast on 28 eurot. Ja me saame välja arvutada selle esialgse hinna, näete 0,4 ehk 40% hinnast on 28 eurot. Avaldame x on 70. Ja kontrolliks nüüd leiame siis 40% 70, see on tõesti 28. Nii et jope pärast allahindlust maksis 28 eurot ja algul maksis ta 70 eurot. Nii et paneme jälle siis kirja vastuse. No oli see ülesanne nüüd väga jabur küll ja naljakas ka, aga mis seal ikka. Saime ta tehtud ja mis seal ikka, kohtume varsti. Kõike head!